näitan, kuidas teha YouTube'i järgi õppimist enda jaoks natukene paremaks. Praegult on ees nii nagu tavaliselt. Üks Chrome'i aken. Siin sees on nüüd 3 sakki, YouTube'i sakk ja siis tähtis on Drive'i dokumendisakk. Ja kui vahepeal vaatan, mis YouTube'is ette näidatakse, siis panen pausi peale ja vaatan, kuidas seda siis samas dokumendis edasi teha. Niimoodi ka saab, aga nii on ebamugav ja tüütu ka. Nüüd näitan, kuidas siis lihtsamalt saaks. Põhimõte on see, et YouTube ja Drive peaksid olema korraga ekraani peal näha. Korraga ekraani peal näha saavad nad olla ainult siis, kui nad on eraldi akendes. Ja kõigepealt siis teemegi selle, et paneme nad eraldi akendesse. Tulen siia oma loovtöö sisu dokumendi peale, teen parempoolse nupuga klõpsu ja valin siit teisalda vaheleht uude aknasse. Tekkis uus aken, vana aken jäi siia alla. Siit on näha, et vana on ka alles. Tulen õigesti uue peale tagasi. Ja võtan uuel aknal ülevalt servast hiire vasakpoolse nupuga kinni ja sõidan temaga kuni ekraani servani jõuan. Siis võib lahti lasta. Nüüd näidatakse teisi aknaid ja siit saab valida, et millise ma tahaks panna nüüd vasakule poole. Seda tahan. Teen ta klõpsu peale ja võtan YouTube'i ette. Nüüd on vasakul pool YouTube, siit vaatan, mida teha saab ja paremal pool siis teen seda. Tükk maad lihtsam nende 2 akna vahel liikuda. Aga mitte keegi ei keela ka niimoodi hüpata, nagu ma kõige alguses näitasin.